festival Paides ja aga ühtlasi huvitavad uudised, et kuidas doktor Vassiljev, te kommenteerite valitsuse tervist? Aga valitsus on täiesti terve igal juhul. Mingisugust eelarvamusi selle suhtes ei ole vaja. Valitsus elab päris hästi. Aga tänaste uudiste valguses, et Keskerakond, Reformierakond panevad kokku juba uut valitsust. No ma ei tea. Ei, koos sotsidega kohe kindlasti midagi kokku ei panda. Aga kui te elate kuulujuttudest, eks ole, kuulujutte on alati ja kõik ei maksa uskuda. Nii et teie diagnoos on, et patsient valitsus terve? Kui patsient on terve, järelikult patsient räägib, käib ringi, eks ole, suhtleb ühtede, suhtleb teistega ja loomulikult Keskerakond suhtleb ka Reformierakonnaga. Miks mitte? Suhelda ju võib, ega see ei tähenda, et meil mingid salakokkulepped oleks. Me oleme ausad inimesed, eks ole, me on täiesti aus valitsus, kõik näevad, kes on valitsuses. See on 3 erakonda, kes teevad tublit koostööd ja sotsid muidugi kurvalt vaatavad seda pealt ja ikka loodavad, et jah, et järsku seal tuleb mingi tuli, järsku lepitakse kellegi teise kohta kokku. Ärge lootkegi. Üks koalitsioonipartner ju EKRE pidas eile suvepäev. Aga kõik on pidanud ju. Ja kõik juba avasõnu kommenteerite, nii et teie jaoks okei. Iga EKRE sõna on väärt kommenteerimist, sellepärast, et iga EKRE erakonna sõna, see läheb rahva südamesse. Inimesed loomulikult kuulavad, jah? Inimeste ootus on teil, et te seni olete EKRE väljaütlemisi kogu aeg kommenteerinud, selgitanud, öelnud, milles on teie eriarvamused. Ja loomulikult, meie oleksime ütlenud midagi võib-olla teistmoodi, eks ole, meil on pikem poliitiline kogemus, me oskame kuidagi looritada, eks ole, öelda viisakamalt, nemad ütlevad niimoodi otse kahe silma vahele. Aga kas ideed on õiged? Ideed, absoluutselt õiged. Loomulikult, sest muidu me ei oleks nendega koalitsioonis. Meile sobib. Nii teaduse rahastamine kui kõik need senised solvavad väljaütlemised. Mina ei kirjutaks ühelegi alla. Loomulikult, sellepärast ei olegi... Isegi koalitsioonis olles ei kirjutaks alla. Keegi ei ole ütlenud, et teadust ei peagi üldse rahastama, vaid tuleb ikka valida, mida rahastada, mida mitte, eks ole. Küll peab ikka pikk kannatus olema, et kui juba minnakse EKRE poolt laulva revolutsiooni kallal nii edasi ja see on kõik okei, see on kõik talutav. Elame üle. Mis on see kasu, mida te loodate? Mis on see hea tulemus? Tuleb. Eesti rahvas oleme hääled andnud Keskerakonnale ja EKRE-le selline see valitsus on, selle nagu ta on. Ka Reformierakond teeb tublit tööd opositsioonis, muuseas nende reiting on tõusnud, sest Eesti rahvas on saanud aru, Reformierakonna õige koht ongi opositsiooni juhtiva partei koht. Mina seda reitingut küll samamoodi ei tõlgendaks, aga arvamusi on erinevaid. Ja loomulikult ja ka EKRE omadel on erinevad arvamused ja loomulikult me tolereerime neid arvamusi nii kaua, kuni nad ei lähe liiale. Jah, mõnikord on nende ütlemised teravavõitu, aga rahvas tahab ka sellised arvamusi. Aga kas kuidagi kummaline ei ole nüüd ka ikka suvises saates kogu see aeg kulutada EKRE väljaütlemist selgitamise peale? Räägime sotsidest, eks ole. Sotsid on palju pahandust teinud juba aastast 1917, pole mitte midagi head teist sündid. Sotsid esimese Eesti sotsid müüsid maha oma vendadele, vene kommunistidele, eks ole. Sotside perest on välja kasvanud Hitler ja Stalin, mida kõik on sotsid korraldanud. Ma imestan, et siiamaani pole sotside partei Eestis ära keelatud, sellepärast, et 85% Eesti inimesi võiksid endale rusikaga rindu lüüa ja öelda, ma vihkan seda partei. Minu arust täiesti aru saan, kes on põhiseaduse autorid, kes on demokraatliku Eesti loojad, kes võitsid esimesed vabad valimised Eestis üldse esimeses vabariigis, kes on kujundanud selle Eesti selliseks hoolivaks, miks meil on rahikindlus? Kes on tekitanud natsionaalsotsialistliku Saksamaa kunagi, kes tekitasid revolutsiooni Venemaal, kus kommunistid tulid võimule, eks ole, kus miljonid inimesi saadeti koonduslaagrisse. Eesti sotsiaaldemokraadid või? Mitte Eesti, ma räägin üldiselt sotsiaaldemokraatidest, eks ole. Nii et ärme räägi nüüd sellest, et EKRE on mingisugune rahvavaenulik partei. EKRE on muuseas see partei, mis läheb Eesti rahvale kõige rohkem hinge südamesse. Ja see, mis ütleb Mart Helme, see, mis ütleb Jaak Madison, seda inimesed kuulavad, seda nad kommenteerivad, sellega on nad nõus. Jah, võib-olla nende sõnakasutus ei ole nii, nagu oskavad osavad sotsid, eks ole, vaikselt rahulikult öelda, pärast istuvad opositsioonis, vaatavad, mis sigadus kõik on korraldatud, jah, seda küll, aga sellepärast see stiil on
suurepärane, Ongi sobib ka praegu- mõnda ongi teise erakonda, opositsioonis. aga Jah. me soovime ju ühist Eestist luua, me soovime seda, et kõik saaksid kaasa Jah, rääkida. aga ja seda ärme siis- saabki aga- teha aga ärme sõbralikult ja siis- meeldivalt. ärme siis sõima üksteist, eks ole. Teie läksite EKRE kallale, mina läksin sotside kallale, aga võib-olla tõesti üritame kas meie iga stiilides erakond- oli erinevus ka? üritame teha tõepoolest niimoodi, et iga erakond annaks oma parima Eesti rahva heaks. Nõus Eesti heaks. jah. jah.